Tervist! Oi, tere, jaa. Tere. Tema on minu tütar. Lähme räägime Kristiinaga ka. Hopp. Kristiina. Tere. No lähme edasi. Lähme poliitikute juurde. Nägemist. Orav näris püksid läbi. Tervisest tuli orav läbi. Nii et oravad on muljet avaldanud juba siin. Jah. Aga see puud, kus me praegu käisime, kas ma nüüd ei teagi, kes Nende inimestega ma suhtlen, sest ma olen sealt mitmeid asju ostnud. Dressid olen nendeks ostnud ja küülikesele seal olen see kingi ostnud. Et ei ole ainult nagu toit siin turul, mis saadaval on. Jah. Nendele tuuakse kaupa Poolast ja Leedust. See on vist ammusest ajast, vaata juba 90-ndatest jäänud, et on sellised tekstiilimüüjad. Nõmme turg sai alguse 1930. aastal, kui see puuosa valmis sai, puumaja. See oli esimene. See maja siin kõrval suur, see sai 34. aastal valmis. Aga kas sina oma vanematest tead, et nemad olid küll vist 30-ndatel suhteliselt noored, ma mõtlen just ema, kas Tallinnas käidi tihti? Ei, minu ema tuli Tallinnasse 38. aastal õpingutega seoses. Siin, võib-olla kuidagi sõpradega sattus siia, aga ma arvan, et 30 Nõmmel ei käinud. Aga kui ma olin laps, see oli 50. aastal käisin. Muide, poliitikud on kadunud. Kui ma tulin, siis nad olid kultuurimaja ees, jah. Aga igal juhul olid nad jätnud kellegile kustumatu jälje, kes hüüdis seal orav näris püksid läbi, nii et Täna on laupäev, 26. aprill 2025 aasta. Vaata, kui ilus ilm juhtus olema. Vedas. Ahah. Nii. Nii. Ja meie tänased käigud viivad meid Õie tänavale. Ja. Nii. Aga lähme raamatukauplusse kohe sisse. Tere. Ma jäädvustan oma lemmik raamatukauplust. Ja. Näed, siia pannakse alati üles kõige uuemad tulnud raamatud. Oled sa mõnda juba? Oi, ma olen siit päris palju ostnud ja... Ma vaatan, siin on Liivimaa ajalugu. Midagi põnevat. Aga mis kirjandus sa tavaliselt
no mind huvitab ajalugu ja religioon ja müstika, muidu müstikat eriti ei leia sellistes poodides. Seda pead olema spetspood, näed, Liivimaa ajaloo järg. Jah, teisel pool oli see esimene osa. Praegust loen Herbert von Blankenhagen, balti sakslane, kes oli Landeswehris ja sõdis punaste vastu Lätis. Ja räägib sellest elust kõik. Ta oli korporant, oli Livonia. See korporatsiooni teema mind väga huvitab. Aga teile soovib ikka neid tähti. Ja. Huvitab, et poliitikud nii vähe aega olid siin ees. No mõtle. Olgu kõik jah. Lähme siis sealt üle. Et me ei peaks meil siin jötadega kokku puutuma. Jah, lähme natuke nurgast. Aga raamatutest me enne rääkisime nii-öelda kaadri väliselt ka, et Riias käid sa raamatuid ostmas. No Riias saab jah väga siukseid uhkeid raamatuid ja näiteks praegust ma ei teagi, kuskohalt ma Tallinnas saaks osta efemeriide ja planeetide liikumise tabeleid. 90. Loitsu kellerisse mõned tulid. Aga näiteks Riiast ma iga kord, kui sõidan, siis saan Helsingist ka muidugi. Üldse Helsingi oli koht, kus ma sain enam-vähem kõik astroloogia jaoks vajalikku materjali. Poest nimega Era Nova. Aha, see on nagu uus ajastu. Era Nova. New Age. Pood, jah. Siis on isegi tuntakse nii palju käinud. Nii. Mul ennem olid materjalid paljundatud teiste käes. Jüri Arrak sai välismaal käia, tema tõi astroloogia kirjandust. Enn Vetemaa tõi välismaal astroloogia kirjandust. Kas nad ise ka tegelesid astroloogiaga või sa pidevalt tellisid, et too mulle? Nemad ise ka tegelesid. Jüri Arrak ka? Jaa. Ja Enn Vetemaa? No Enn Vetemaa oli üldse esimene, kes tutvustas Eesti rahvale astroloogiat läbi televisiooni ja rääkis sellest. Teda pärast saadet vibutati sõrmega, et ära rohkem siukest asja räägi, tead. Ja, aga töö oli tehtud ja mina läksin talle külla. Ta oli siis noorte kirjanike ühenduse konsultant, juhendas, konsulteeris noori tulevasi poeete ja kirjanikke ja Harju tänava kirjanike majas, no praegustki alles. Ja mul on hästi vees, kui ta natuke rääkis, ma vaatas, sa oled Jäär, mingit pehmemat tüüpi Jäär. Ei, ma olen hoopis tugevamat tüüpi kaksik. Nii kohe, jah? Kokku annab üks ja sõna. Vaata, kuidas me siit üle lähme. No siin on kenasti üle kõik. Täitsa ilus ilm. On jah, ei tasu kurta, et eestlane ootab seda kevadet pikki silmi, aga tegelikkuses see kevad saabub alati kuskil mai teisel nädalal, nagu see päris. Et senikaua, ma arvan, tasub õnnelik olla päiksekile. Kuna Aktuaalne kaamera lubas vihma ja lund, ma olin natuke mures, et
kas peal vihmavarju kaasa võtma või mitte või. Aga no kui täna hommiku tõuses suht päike paistab, no vaevalt nii hullusteli. Nii. Aga see Enn Vetemaa saade, mis sa mainisid, et esimene, kes siis televisioonis nagu niimoodi rääkis, mis saade see oli? Ja millega seoses ta rääkis astroloogiast? Sattus ja... No olid nii kirjanduslikud saated olid. No Nõukogude ajal ka. Ahah, ja selle sees nii-öelda. Ja nagu selle... Võttis kõnelda. Selle sees ja seal oli veel inimesi istus. Nii, aga see oli nii uudne, nagu pööras tähelepanu. Ja tema on ise ka kaksik. Ma ei tea ühtegi, ma ei tunne ühtegi kaksikut, kes oleks astroloogia osas nagu vaenulik või skeptik või. Nii. Ja täpselt samuti Veevala, no kaalude seas on olnud, aga need ei ole puhtad kaalude. Nagu aru saad, ma räägin õhumärkidest. Jaa. Sest õhk elab põhiliselt mentaalsfääris, mõistuse mõttesfääris ja astroloogia, see on ikkagi intellektuaalse tüübi huvid. Mõtlevad inimesed puht intuitiivselt, aga miks mitte, ka loomulikult. Nüüd näed, täna on laupäev, Postimehe vahel oli trinokkel, sest eelmine laupäev oli Ardo Pajula lehed, seal olid tähenduse teejuhid, eks ole. Need on väga huvitavad. Nüüd me pöörame vasakule. Jah. Nurme tänaval. Me oleme siin muide käinud ka, jah. Aga ega Nõmmel need tänavad on päris pikad ja tegelikult, kui sa kõnnid ühest suunast teise, siis paratamatult samad teed. Nõmmel pidi olema umbes 7000 eramut. Mind näiteks huvitab, kui palju neist on torniga. Need on muide kõige vanemad saari ajal. Jah, kas keegi vaatajatest äkki teab või kommentaaris panna video alla, et palju on torniga maju? Torniga maju. Kindlasti keegi on uurinud. No, Nõmme alla paigutakse ju ka Hiiu ja Kivimäe ja isegi Pääsküla. Ja siis Vabaduspuiestee ja sealpoolne osa, kui sealt hakkab Männiku. Ei tea, kus see joon täpselt läheb, kindlasti see Männiku tee juba, see buss, mis number 5 läheb, see on juba Männiku. Nii. Ma elasin ikkagi veel 15 aastas, siis me kolisime ju Valdeku tänava. No see need algab siin Nõmmelt ka. Ja käisin ujumas suvel sõpradega liivakarjäärides. Männiku? Männiku, jah. See, mis hiljem oli hirmsad kohad, aga sellal, kui sa noor olid, vist siis olid toredad kohad. Ja, no kus me käisime, üks müstilised olid. Sest nende ümber ei olnud nagu rohespa liiv. Aga suvel oli see liiv soe. Vesigi läks, küll puhas vesi. No seal juhtus uppumisi. Jah, minu mälestustes
on ta jäänud, vaata ikkagi 90-ndatel oli ju see Männiku karjäär selline, ütleme, väga pahaendeline paik. Ja siis rohkem hakati rääkima kohtudest. Nii, siit vasakune. Ja, no siin on meil, torniga. Kus me oleme ennemgi möödunud, aga mis on tõesti selline. Ärgus on ka roheline. Ja. Ma päris tunnetan, et majas on õdus elada. Turvaline kuidagi ja hea. Puu on ikkagi väga hea materjal ehitamiseks inimesele elukohaks. Kividest sõltub kividest, ikkagi puu on ikka põhiline. Puug on see oht, et häda, et no kergemini võivad juhtuda ju tulekahjud. Ja kui sul ahjuküttega elamine on tavaliselt puumajades ikka. Aga nii võtta puhtalt elamiseks on nad ikka palju parem. Ja nüüd me liigume siit, peaks jõudma Õie tänavale, kus elas viimati Anti Kidron, psühholoogia professor.